tšauki, tšau. Ja, sätime õues ennast. Õigemini, mis me sätime, juba oleme õues. Ja teate mis, kõigepealt suured tänud teile kõigile, kes te seal Siri Lind stuudios osalesite vestluse õhtul neljapäeval. Et see oli üks mega mõnus vestlusõhtu, mitte et teised ei oleks nii megad olnud ja nii palju vestlusõhtuid on veel olemas. Aga teate, ma sain sealt ühe hästi hea kinnituse ja see on mul mõlkunud kõik need päevad praegu meeles. Vaadake nüüd, mis praegu siin on, jah, ei saa liikuda. Täielik iPhone käib meil siin. Jah, rong seisab. No võt, nägite nüüd. Niimoodi me liigume siin. Ja ma räägin nüüd teile seda ja teie asi on siis kas tunnetada ja jaatada, vastu vaielda, mida iganes. Tege selles suhtes, mis tahate neid järeldusi. Aga nüüd numeroloogias, kui ma siin näen seda, mis toimub numbritega, ehk siis vaadake, elu liigub tsükliliselt ja 1–9, ehk siis see tähendab, et see on nagu üks orava ratas. Samas, nagu ma ütlesin, päris hirmutav mõelda tegelikult, et saad aru, et me oleme kogu aeg nagu ühes ja samas keerises. Aga no karta pole siin midagi, sest me ju kogu aeg kasvame, õpime vigadest, näete ralli, tuli kiirtee Helsingi Turku. Mul on nii lõbus nendega kogu aeg siin metsas. Nii, ehk siis jah, see orava ratas, mis meil siin kogu aeg käib, me kasvame, me areneme, meie sagedused tõusevad ja ma väga loodan, et tõusevad, sest on ju kindlasti inimesi, kes ei arene üldse ja ei tahagi areneda ja nende jaoks kõik on üks minu keeles mukikaka ja see, mida mina räägin, on ka üks Yamaha. Ütleme siis niimoodi, noh, aga see selleks. Neid on ja oli ja jääb ka olema. Siis selline lugu. Ma mõtlen, kuidas ma ta räägin. No ma räägin seda, et vaadake see 2025 aasta energia oli 9. Ja te mõtlete, et jälle ta hakkab seda sama asja rääkima. Tead, see nagu ema ütleb, et alati kuule, ütleb ära peste enda järgi, kogu aeg üks sama jutt. Aga ma ei väsi nii kaua, kui te hakkate aru saama, sellepärast, et ma sain tohutult palju kinnitust. Nii, see on selline lõpetamise aasta. Midagi pidi justkui ära lõppema. Pidite midagi ära lõpetama. No, siis antakse veel üks võimalus. Kui sul tuleb see number 1 aasta energia, praegu on 2026, ongi energiaga siis ütleme 10, taandame ühe kohaliseks numbriks, on see 1, eks ju. See tähendab seda, et selle number 1 aasta energiaga siin kogu universumis, mis praegu toimub, antakse ka veel võimalus lõpetada asju. No kunagi pole hilja, vaata, nagu öeldakse. Aga miks just 9 ja 10? Energeetiliselt on see väga vajalik, sest number 1 energias oleks vaja juba hakata süvenema sellesse, mis on see uus, hakata selle uue asjaga tegelema ja sul on aega nagu vaikselt lõpetada seda eelmist. Ja võt seal Siri Linnus ma sain hästi palju kinnitust. Aitäh teile, kes te jagasite seal oma lugusid. Siis ma küll vestlusõhtut neid videoid tavaliselt panen klubilistele, aga teate, seal tuli nii palju isiklikke asju välja. Mina jagasin isiklikult sellist asja ja seal üks osaleja jagas väga isiklikku asja. Ma millegipärast, mul on praegu väga sügav tunne, et ma vist ei jaga seda üldse. Sellepärast, et see on liiga isiklik. Selline, näete, võt niimoodi kohe nina hakkab kripeldama, sellepärast, et te tavaliselt olete ju näinud, et klubilised saavad kohe selle vestlusõhtu video põmdigi ja nüüd ma olen maganud siin 2 ööd, 3 ööd peale seda ja ma ikka olen sellel seisukohal, et ma ei saa seda teha. Vot, nii et las tema jääb nüüd sinna ajalukku, see vestlusõhtu salvestus, saavad need, kes on siis seal Haime kaudu, Siri Lind stuudio perenaise kaudu piletit tellinud, nii et tehke seda kaudu. Ja nii ongi, et oleks aus mäng. Ma veel natuke mõtlen. Aga lähme nüüd tagasi. Mis sealt siis välja tuli ja minu isiklik elu ütleb seda täpselt samamoodi. Ehk siis vestlusõhtul sain teatud inimeste kommentaaridest ja jagamistest aru, et neil on see asi ka olnud. Kui sul on veel isiklik aasta ka, näiteks praegu on 9,
või siis oli 9 ja nüüd hakkab kohe 1. Energia veel nagu pikalt mõjutab meid mingi aeg, siis kui sa tunned südames mingit, teate, see on selline nagu armumise liblika tunne, mina ütleksin, et see on nii, siis sa tunned, et ma tahaks nii hullult sellega tegeleda. Ja siis hakkad mõtlema seda, mõistus tuleb vahele, on ju, kohe hakkad mõtlema, et aga kes mina olen, nagu hirmus on ka ja vot see ja see ja see. Ja siis mulle öeldi ka, et et sellega ei tasu tegeleda ja bla, 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 mingisugused asjad, mis kõik tulevad. Ja sa mõtled, ma natuke ootan. Natukene ootad, läheb pool aastat, on ju, siis natuke veel ootad, justkui juba aasta, aga sees kogu aeg kripeldab niimoodi, tahaks teha. Vot ja kui te ei hakka seda tegema, mida teie sees see liblika tunne ütleb, et peaks hakkama tegema, siis hakkavad juhtuma sellised asjad. Mingid asjad, ütleme, kui sa oled ettevõtja hakkavad mingid värgid nagu lagunema. Töötajad veavad sind alt, mingid makseraskused tulevad. Isiklikus elus võib-olla, kui sul on kooselu, hakkab seal midagi logisema. Siis kõik tundub nagu on nii selline ebamugav, ebameeldiv, külmkapp läheb katki näiteks, pesumasin läheb katki. Järjest hakkavad need lihtsalt tulema. No vot, ma olen selle kallal juba ammu keevitanud oma ajusid. Ma olen aru saanud, et need on konkreetsed märgid, et midagi peab ära lõpetama. No muidugi, 10 küünega kuule tehtud oma ettevõtte või omad mingisugused asjad, eks ju. Või siis isegi need sõprussuhted, paarisuhted, mida iganes. Et kõiges asjas saab teha restardi ja uue valgusega peale lennata. Aga kui sa tunned südamest ikka, et ei, see ei ole see. No vot, midagi on nagu justkui puudu, siis tegutse nii, nagu see kõhutunne ütleb, see mitte kunagi ei valeta. Ja teie, kes te olete seal human designi veel saanud, siis teatud nendel tüüpidel on see kõhutunne, mis ütleb, et nii peab tegema. Ma tõin ka seal vestlusõhtul näite, et mina olen ennast analüüsinud, nii astroloogidel andnud ennast analüüsida, väga huvitav. Human designi oma nüüd. Mul käis külas Kadrian, et soovitan väga soojalt. Ja astroloogid ka, mul on 2 astroloogi käinud. Issand, ma nüüd ütlen ja valetan ka kohe. Üks on Evelin ja teine oli Liia või Lii. Andke mulle andeks, tüdrukud, kui ma ütlen teie nimed valesti. Et ma teeks nalja praegu. Lossi! Loss! Tule! Vaadake, ma ei tea, kas te näete. Ralli. Turgu Helsingi kiirtee. Yeah! Kägu. Ja memm on ka kaasas, näete. Memm on seal natukene kuri, aga saame hakkama. No vot, ehk siis siis seesama Kadrian Human Designis tegi siis mulle ka selle, ta ütles, et mina olen man-gen, manifesteeriv generaator. Mina pean kõhutunnet tundma, selle järgi toimetama. Oi, kuidas mu kõhutunne räägib minuga, aga oi, kui vähe ma olen teda kuulanud. Aga see selleks, kellel on sellised asjad, kellel on olnud sellised asju, kus te olete tundnud, et te peaksite midagi tegema teist ja kardate, olete edasi lükanud ja teil on hakanud juhtuma mingisugused asjad. Mingisugused asjad, mis nõuavad teil veel tohutult väljaminekuid, justkui nagu kaevab kogu aeg auku sügavamale miinusesse. Näete, mul on nina sama värvi vastu nagu sall. Väga hea. Teen natukene kõndida. Vaatame, mis värvi ta muutub. Siis, kui te soovite, võite kommenteerida, jagada meiega, mis teil on juhtunud. Aga kui te ei soovi kommenteerida ja teil on mingid märgid ja särgid seal olnud ja toimunud, pange plussmärk näiteks. See on ka nagu, ma ei tea, kas hea teada, aga mind muidugi huvitab ka see lugu, et kas te saite nendest märkidest aru. Kas te saite sellest aru, et te peate midagi muutma? Kas te usaldasite lõpuks seda oma südant ja kehatunnet, kõhutunnet? Kehatunnet ka on ju, räägitakse, et keha on pendel. Need, kes siin pendeldavad, on igasuguseid asju, igasuguseid oma meetodeid, ehk siis need keha kuulates. Ma ei tea, miks ma selle peale nüüd läksin, aga andke, jagage, kommentaarige. Minu meelest hästi huvitav teema, sellepärast, et nii nagu ma ütlesin, see ei ole usukanal. See on lihtsalt see, et inimeste kanal inimeselt inimesele ja meil ju kõigil toimuvad mingid asjad siin on ju. Kes ütleb universum, kes jumal, mina olen universumi tädi ja universum ongi jumal. Aga kes isegi siin mingit kasepuud kummardab, see on ka minu meelest täitsa nitšivo.
täitsa on see, et sul on usk iseenda vastu, minu meelest see on oluline. Tundus nagu ma karjusin vahepeal siin metsas. Vahest tundub, teate, et nagu kas te ei saa aru, selline energia tuleb. Teadagi, mis ma nägin praegu, mul on kortsud siin, ülaluomi on see soome keeles, ma ei tea, kuidas, laug. Vot, noh, ju siis peab olema. Mis ikka teed? Elu on elu. Vot ja siis see asi, mis me jõudsime veel vestlusõhtul hästi selliselt, no mulle väga meeldis. Meil oli ikka nii lahe punt, täitsa pekkis lihtsalt kohe, kuidas ma tõesti armusin igasse ühesse teisse. Et me jõudsime nii kaugele, et käivad ära need elu, mis asjad need on? Vaata, ma natuke mõtlen. Aapikene mulle tuli meelde, mis asi see oli. Oodake, kohe ma ütlen, mingi kriis, keskelkriis. Et see on see koht, vaata, et kui te olete seal 35, 30, no minul oli 33 see, aga kuskil 35 pluss miinus 2-3 aastat tekib see tunne, et nagu ei tea, mis teha. No ja siis sa ületad selle, on ju, siis sa saad aru, mida sa tegema pead, kusaldad kõhutunnet ja siis tundubki, vau, täiskäik edasi. Siis tuleb mingi periood veel uuesti, kus tekib see tunne, ehk siis see sama hingede emissioon, mis numeroloogiliselt on, siis see avaneb tavaliselt seal 45-aastaselt, kellel avaneb, kellel mitte, eks ju, aga ta võib pluss-miinus siis 3 aastat siia-sinna, ta võib siis ka avaneda. Siis tekib täiega, teate, nagu see merelaine tuleb, lükkab sind, käib mingi asja, mis asi see nagu oli. Mina tunnetasin seda täiega. Ehk siis vaadake, kui te nüüd mõtlete nagu, noh, mina uudiseid ei vaata, eks ju, aga kunagi ikka nagu minegi iga kursis olen. Ma sain nii väga uudise jällegi teada, nüüd kui see vestlusõhtul olin. Et ega ma olen kogu aeg kursis mingite asjadega, see on nii kõige naljakam, et ma olen aru saanud, et need, mida ma pean kuulma, siis see info tuleb minul niikuinii. Aga need, mida ma kuulma ei pea, siis need jäävad sinna avarusse, need kellelgi teisele. No vot, ehk siis toimub nagu mingisugune asi ja need näiteks, kes on kõvad poliitikud enne olnud, siis need teevad kardinaalse muutuse, lähevad näiteks mingisugesse, ma tahan ütelda nagu usku, aga muutuvad tegelikult vaimsamaks. Et tegelikult me oleme siin selleks, et kõik üksteist aidata. Aga see, et kuidas me aitame ja mida me teeme, mis see meie aitamismeetod on, igal ühel on see erinev. Numeroloogiliselt sa saad küll täpselt teada nagu selle suuna ja kuhu poole sa pead liikuma, aga ega mina ei saa ju sulle täpselt ütelda, kas see rätsepp, kas see lilleseadja või puussepp. Sa tuled mingid ametid sellised küll välja, nagu näiteks loovus, eks ju, loovus on väga lai mõiste. Ja tulevad seal muudki asjad välja. Nii nagu ma ikka kogu aeg räägin, et tuleb see koolitus ametite kohta, kus ma vaatan, sätin neid numbreid seal teile niimoodi, et te saate täpselt teada, kuidas arvutada enda kohta, oma lähedaste kohta, selline valem ja siis mida tähele panna veel sealt nagu kõrvale. Ja vestlusõhtul tuli ka teate selline Ameerika välja, et teate, kes vähegi saab ja võimalust, osalegi vestlusõhtutel. Nüüd on tulemas 8. veebruar Soomes, Helsingis. Kui ma jälle ütlen, siis ma loodan, et me valeta. Hangas on tie 5 äkki oli. Vaadake, suletud Facebooki grupis on alati kõik infod vestlusõhtutel, vestlusõhtute kohta. Kodulehel ka. Vaatan oma nina juba vaikselt siriseb sellist läbipaistvat vedelikku. Tavaline. No vot, ja siis, mis siis veel, oodake. Ja 8. veebruar on see lugu, siis tuleb see ralli 20. veebruar Tartu, 21 Viljandi, 22 Tallinnas. Igas kohas on erinevad kohtade arvud, mina täpselt ei mäleta. Viljandisse mahtus palju, äkki kuni 50 ja rohkemgi, Tallinnasse veel rohkem ja Tartusse ei mäleta. Ja siis on meil märtsis tulemas, see oli 14. märts, me teeme Evelin Korneltiga, tema on siis poolvääriskivide meister seal, seletamas siis meile edukuse koodi ja poolvääriskivide sellest nagu sünkroonsusest ja siis saame samal ajal siis teha seda käevõru. Minu meelest oli käevõru, jah. Vaadake, nende kohta on ka info. Me teeme 14. märts seda siis hommikul. Kell 12 on üks kord ja siis kell 16 on teine kord.
mõlemad on samasugused, et vaata, milline aeg sulle rohkem sobib. Ja info on jällegi olemas numbritekeel.ee lehe peal, suletud Facebooki grupis. Vot, teate, mis meil siin vahepeal toimub? Tüdrukud söövad, no ma kutsun koeri tüdrukuteks, söövad jänesepapulaid. Ja siis meie sellel väiksel artpüksil Rossil kõht üldse ei kannata seda, siis ta jälle vahepeal ei söö, sest tal on paha olla, kõht on lahti. Ja tead, 0-4 nüüd peavad need kätte saama. Koerteomanikud, kommenteerige siia. Näete, kuidas ma hüppan teemadega, on ju? No, aga te saite aru küll. Ehk siis vähegi võimalik, kui on, tulge kohale. Sest praegu elu näitab niimoodi, et vaatame, kuidas ma neid vestlusõhtuid veel teen, aga mingi hetk tuleb nendel pikem paus vestlusõhtutel, sellepärast et toimub siin üks väga suur kardinaalne elumuutus. Ma arvan, et keegi tuleb kuskilt sellest teadma kuulma. Ehk siis vaata, elu näitab. Vaat, see ongi see, kuidas minu 9 muutus ja nüüd mul hakkab märtsikuus energia number 2. Pean kibin-kabin kähku kõik asjad ära tegema. Nina on päris selline ilus laupäeva hommikul nina. No nii, tšauki! Hästi ilus päike on, ma kohe näitaks teile. Ja, vist ei näita, seepärast see on täpselt minu kodu peal. Aga ma ei näita. Vähem teate, paremini magata. Aga päike on ilus, nii et minge õue. Külm on, aga Rossi on õnnelik. Kodu paistab, aga koju ei saa. No nii, tšauki, tšau.